sulalume mõjudest ei ole pääsenud ka harilikud sirelid näiteks. Et ka neil on, kõrval näitan kohe, võra üsnagi tihe. Ja väga lihtne on märjal lumel siin on kinni jääda, tekitada korraliku raskuse ja näha, et sirel tegelikult on ju üsnagi elastne ja tugev puu, aga siit on näha, kui suur tegelikult on see jõud olnud. Et siit igal juhul ei ole keegi meist kaitstud. Et ilupuud üleüldises mõttes, mis on hästi tiheda võraga, kuhu on siis lumel lihtne kinnituda. Võib-olla on, ütleme, et see tüveosaga üsnagi selline peenike. Üleval on võra suur, mahub palju peale, siis on tagajärjed sellised, nagu nad täna minul siin selja taga olid. Ja siis on mul siin ees ka mägimännid, sest kui on näha, et just parempoolsed oksad, et on just või väikse sellise raskuse all olnud. Lähemalt ka. Vot nii. Et lumi koolutab siis oksi allapoole, kui neid sealt pealt ära ei saputa. Ja nii ta on. Et loodan, et nendest väikestest videotest on kasu. Ehkki peab ära mainima, et nii suure puu puhul pole nagu väga midagi teha, kui ainult võtta tõstuke ja või siis ehitasi tellingut sinna alla raputa ära, et midagi teha kahjuks ei ole, et loodus on võimsam kui meie. Ja veel, mis mul jäi ennist mainimata, et lumepahanduse tagajärjel kukkunud oksad võrast võiks eemaldada, mis on siis võrasse kinni jäänud, ja kõige olulisem, et oksatüükad, mis on jäänud justkui puule, et ka need tuleb ju ära ilusti legata täpselt oksakrae pealt, et puu saaks sinna lõikehava peale haavakalluse tekitada, mis siis tegelikult kaitseb siis mädaniku teket nii-öelda siis puusse. Et kui see haavakallus on peal, tekitab selle kaitsva kihi, kapseldab selle õhukindlalt ära, sest et see seen, mis seda mädanikku tekitab, tahab saada hapnikku, aga kui see ära tõkestatakse, see hapniku peale tuleks, siis pole seenel ka väga elulootust enam. Aga tänud!